Kaks ärikat ei leia kalmistul oma partneri hauda ülesse. Ühel hetkel ühel ärikal meenub, et kuule, ta ju kirjutas haua oma naise nimele. Emme, miks issi kiilakas on? Noh, ta on meil väga tark. Aga emme, miks sinul siis selline juuksepahmakas peas on? Ole vait ja söö! Noor kutt astub väikesesse poodi ja näeb hinnakirja. Kapsapirukas 50 rubla, käega rahuldamine 500 rubla. Kutt näeb leti taga ilusat blondiini ja küsib, et kes teil siin käega rahuldab? No eks mina ikka, vastab müüja kelmikalt muiatas. No sel juhul peske palun käed ära, ütleb kutt. Ma tahaks kapsapirukaid. Tudengipoisid jäid ühikas joomisega vahele ja karistuseks kästi neil kõik korruse aknad ära värvida. Õhtu eel tulevad kutid komandandi juurde ja küsivad, kas raamid on ka vaja ära värvida. Kallis, ma lähen täna tööreisile Pariisi. Mida ma sulle sealt toon? Too, mida tahad. Tänapäeval on kõik ravitav. Aastane memm läheb kevade hakul linna, et endale põllutöödeks uued kummikud osta. Ostabki ja läheb siis apteeki, et veel rohtusi juurde osta. Apteegis näeb ta aga seina ääres ilusat tühjana seisvat karpi ning küsib selle endale. Paneb kummikud sinna sisse ja samm bussi. Istub ja paneb karbi sülle. Kõrval istub noor poiss, näeb karpi ning loeb pealt. Kondoom, 1000 tükki. Hakkab naerma ja ütleb, oi mammi, nüüd saate küll elu lõpuni nendega läbi. Mammi vastu, messa näeb pojake, sügiseks on läbi. Sa kutsusid Mari külla. Ma arvasin, et ta lits. Ma loodan ka. Mees tuleb töölt. Naine võtab ta siidises hommikumantlis meelalt uksel vastu. Kallis, mida sa praegu kõige rohkem teha tahaksid? Juua, vastab mees mornilt. Naine valab mehel pitsi täis, suunab ta elutoa diivanil istuma, libistab hommikumantli õlgadelt, millal paistab kaunis pesu. Kallis, mida sa nüüd kõige rohkem teha tahaksid? Juua, vastab mees. Naine valab mehele teise pitsi, võtab end mehe ihualasti ja küsib sama küsimus. Kallis, mida sa nüüd teha tahad? Mees vastab endiselt, juua. Nüüd naise kannatus katkeb. Ta trambib vihaselt rõdule ja karjub täies kõrist. No kurat, kas siin majas tõesti mitte ühtki meest ei ole? Naaberkorteri rõdule ilmuvad mõned mehed. Ja üks küsib, mis siis on? Sul on juua või?
kuidas härrasmees teatab daamile, kellega ta on äsja tutvunud, et ta läheb tualetti. Mu kallis daam, ma lähen kätlema oma kõige paremat sõpra, keda ma loodan teile ka ilmtingimata täna õhtu tutvustada. Eesti valitsuse istungilt. Majandusliku olukorra parandamiseks tuleb näidata rahakotti täiskuule ja hüüda. Kuu, sõbrake, täida rahakott. Aitäh, rahandusminister. Kas on veel muid ettepanekuid? Äkitselt peatunud Audisse sõidab tagant sisse maastur, kus väljub 3 dressidest meest ning liginevad ähvardavalt. Audi juht pärima. Kas olete sportlased? Nood muigavad ja vahetavad pilke. Oleme ja mis siis? Audi juht võtab taskust püstoli. Siis tähelepanu, valmis olla, läks! Üks prantslane tahtis olla väga viisakas ja ütles eestlasele. Kui ma ei oleks prantslane, tahaksin olla ma eestlane. Kui ma ei oleks eestlane, vastas eestlane, tahaksin ma olla eestlane. Blondiin sai kaksikud. Sünnitusmajas kurdab ämmaemandale. No mida ma nüüd ometi oma mehele ütlen? Kus kohas ma selle teise sain? Naine mehele. Kallis, tol mu imeja läks katki. No mis tal viga on? Ei ime noh. Ajab ju närvi, eks ole? Tutvumiskuulutus ajalehes. Otsin naisterahvas püsisuhte eesmärgil. Ei suitseta, ei joo. Magama lähen kell 22 ja tõusen hommikul kell 6. Ei vaidle vastu ja täidan täpselt mulle antud korraldusi. Samas ei saa välistada, et kui vangist välja saan, siis kõik muutub. Kui tunned liblikaid kõus, siis on varsti ussid perses. Mees äratab keset ööd naise, ulatab talle valu vaigisti koos veega. Säh, neil alla! Miks? Miks ometi? Mul ju pea ei valuta. Mees rebib kiire liigutusega endal riided seljast ja kargab poodisse. Ahaa, vahele jäid naine.
autoteenindus. Klient uurib arvet ja küsib. Kuulge, mida see tähendab? Vedamine 40 €. Teenindaja vaatab arvet, pastakas käes. Teil on õigus, seekord ei vedanud. Tähendab, kriipsutame selle rea maha.